Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere tulemast taaskordsele õppimisneljapäevale. Täna saab olema väga põnev, sest et ma jagan sinuga teemat, mis väga lihtsate sammudega võib aidata sul mitmekordistada oma ühest pakkumisest loodavat tulu ja ka tegelikult sealt kasumit. Nii et pane endale paber valmis ja mõtle kaasa ja siinkohal meil täna samamoodi läheb loosi üks väga-väga äge auhind. Meil on imelised inspiraatorid, kes on meile mitmeid auhindasid välja pannud, mida me välja jagame siin kõigi laivis osalejate vahel. Ja täna, mis meil läheb siis kommenteerijate vahel loosi, on üks coachingu sessioon Kaire Parvega ja coachingu sessioonid on ühed paremad kohad, kus sa saad kellelegi peegeldust sellele, kus sa praegu oled. Ja see võib olla sinu jaoks erinev teema, milles sa seda peegeldust vajad, aga üks asi ma tean on see, et kui coachingu sessioon on üks koht, kus see aitab sul luua selgus, siis see, mis pärast sealt tuleb, aitab sul palju lihtsamini neid samme päriselt ka teha. Ja sellepärast eriti me panime selle loosi täna, sest et need sammud, mida me jagame, võiksid jõuda päriselt tegemisse. Ja kui mingisugused asjad siit kinni hoiavad, siis tuleb need ära lahendada, et see päriselt saaks sulle ka kasu tuua ja kasumit tuua. Niisiis, aga tänane teema on teema, mida tegelikkuses ma arvan, et sa oled märganud. Sa oled märganud seda, mida ma hakkan jagama, me räägime lisapakkumistest. Aga miks seda ei kasutata? Räägime kõigepealt sellest, sest et ma olen väga mitmete inimestega olnud sellises kohas oma 4-aastase koolitamistegevuse juures, kus ma olen jaganud nende lisapakkumiste tegemise kohta ja me räägime siin näiteks need VIP-pakkumised või siis on mingisugused töövihikud, aga väga tihti ma näen ikkagi, et inimesed ei julge neid, või mitte isegi vahepeal ei ole asi julguses, aga tundub, et nii palju tööd läheb sisse sinna esimesse otsa, et saada mingisugune toode välja ja ei tundu piisavalt tähtis, et panna sisse seda tööd, et teha need lisapakkumised. Ja miks see niimoodi on? Ma arvan, et siin peamine põhjus on tegelikult ongi teadmatus. Teadmatus, kui suur võib olla vahe selles, kui sul on lisapakkumised ja kui sul ei ole neid. Ja ma korraks defineerin ka seda, mis on lisapakkumised ja just selles kontekstis. Võib-olla inglise keeles on võib-olla see sõna, mida sa oled kuulnud, on upsells ja ka downsellid on tegelikult selles etapis. Kui ma vaatan seda pakkumiste nimekirja, mis meil on, siis üks asi, mis meil on esmapakkumine. See on mingisugune pakkumine, mille abil me toome inimesed sisse oma müügitunnelisse. Ja see müügitunneli juures see esmapakkumine võib tegelikult olla täiesti tasuta, aga see võib olla ka odavam tasuline variant. See on tavaliselt toode, mille turundust sa näed Facebookis. Ehk siis kõik nagu erinevad raamatud, see ei pea isegi olema, koolitus, see võib olla mingisugune juhend. Esmapakkumine on see, mis toob inimese sellest välisest sotsiaalmeedia maailmast või kirjade maailmast sinu, ütleme siis, lähemasse info välja. Ta jõuab mingisuguse maandumisleheni ja ta reageerib seal. Et minu jaoks see lüliti, mis ütleb mulle, et inimene on esmapakkumisele reageerinud, on see, kui inimene päriselt paneb ennast kirja, näiteks registreerub väljakutsele, annab oma e-maili, et ta saaks e-mailile mingisuguse juhendi või e-raamatu, see on esmapakkumine. Nüüd, lisapakkumised on need pakkumised, mis tulevad kohe peale esmapakkumist. Ja lisapakkumiste see kõige suurem, miks nad seal on see, et sellel hetkel, kui inimene teeb esmase otsuse
sinuga edasi liikuda, olgu see siis tasuta või tasuline, siis see on kõige tõenäolisem koht, kus ta on valmis tegema veel järgmisi otsuseid, sest et ta on juba teinud esimese otsuse. Nüüd, mida kauem aega edasi läheb sellest, kui ta on teinud selle esimese otsuse ja näiteks sa teed hiljem veel mingisuguse pakkumise, siis seda tollel hetkel mina ei loe enam lisapakkumiseks, vaid see on järelpakkumine. Ehk siis see on ajaliselt täiesti erineval hetkel. Kui lisapakkumine toimub vahetult pärast esmaregistreerumist või esmaostu tegemist. Ja ma toon ühe näite just selle koha pealt, et nagu ma ütlesin, et ma arvan, et üks põhjus, miks seda nii vähe kasutatakse, on see, et ei saada aru, kui suur võib olla erinevus selles, et sul on mingisugused lisapakkumised versus sul ei ole. Meil oli nüüd viimati just meil ChatGPT kursus selle kohta, kuidas kokku panna kursust. Ja meie nii-öelda esmapakkumine seal, millega inimesed siis said registreeruda, oli meil 15 eurot selle kursusega liitumine. See oli siis tõesti see miinimumlävi, millega inimene sai sisse tulla. Nüüd meil olid 2 erinevat lisapakkumist ja üks lisapakkumine, hästi klassikaline, mida sa oled kindlasti näinud ka meie varasematel väljakutsetel ja sellistel nädalajastel koolitustel, on VIP. Ehk siis meil on mingisugune VIP-kogemus, millega saab ka liituda. Nüüd sellel konkreetsel juhul see tegelikult see VIP-osaleja hind oli väljas meil samamoodi maandumislehel, ta oli kõrvuti selle esmapakkumisega. Aga kuna meil oli ikkagi see esmapakkumine, inimesed tulid lehele teadmisega, et see asi maksab 15 eurot, siis ma loen seda VIP-i ikkagi lisapakkumiseks, sellepärast, et inimene tegelikult, kui ta tegi ära oma peas selle otsuse liituda selle 15 eurosega, ta tahtis lihtsalt seda nii-öelda kõrgemate lisanüanssidega varianti. Ja ma räägin statistikast, mis meil oli pärast 9 päeva reklaami. Ja selles suhtes see pärast 9 päeva reklaami oli meil registreerunud kokku 40 inimest. Ehk siis need olid kõik tasulised inimesed, kes olid pannud ennast kirja meie sellele kursusele. Sellest 40-st ma nüüd võib-olla natukene lähen nende numbritega 1+2 natuke mööda, sest ma tean, et ma jagasin neid kursusel, aga nendest 40-st, kui ma õigesti mäletan, 25 võtsid endale VIP-kogemuse kohe alguses. Ja VIP-kogemus maksis meil 37 eurot, ehk siis kui me lihtsalt vaatame seda esmast investeeringut, et see investeering, mis oleks võinud olla 15 eurot, sellest sai järsku 37. Sellest sai rohkem kui 20 eurot suurem investeering kui see, mis oli alglävi. Nüüd 25 nendest 40 inimesest, kes olid registreerunud. Ja nendele, kes ei valinud endale kohe sellel lehel VIP-kogemust, kes valisid endale tavaosaleja kogemuse, nendele järgmisel lehel, me pakkusime lisapakkumiseni osta ainult töövihik juurde. Et nad ei tahtnud seda VIP-kogemust, kus oli pikem salvestusaeg, seal oli ka üks lisaboonuskursus juures. Kui see neile huvi ei pakkunud, siis me andsime neile ikkagi järgmisel lehel võimaluse võtta lihtsalt see kursuse töövihik, mis oli hästi põhjalik, kirjalikult lahti seletatud sinna juurde. Ja töövihiku hind oli 13 eurot üksikuna ostes siis sealt juurde. Ja nendest ülejäänutest, kes siis osalesid tavaosalemispiletiga, nendest jälle 5, umbes selline oli see number, 5 inimest ostsid veel töövihiku ka juurde. Ja see arvutuskäik nägi umbes välja niimoodi, et kui meil oleks olnud ainult see esmapakkumine, ilma lisapakkumisteta seal juures, siis kui arvestada maha, mis oli meie otsene kulu, meie otsene reklaamikulu, mis läks nende inimeste saamisele. Meie reklaamikulu tolleks hetkeks oli 240 eurot. Ja nüüd jällegi, võib-olla kalkulaatoril ei tule need numbrid välja, aga ma mäletan lihtsalt neid arvutusnumbreid.
esialgu, kui arvestada siis maha see otse tehtud kulu ja kui võtta, kui meil oleks olnud ainult 40 korda 15 kogu tulu, siis meie kasum tollel hetkel jäi ainult 360 euro peale. Ja see oli otsesed, nagu konkreetselt otsesed kulud, sinna tegelikult läksid juurde veel tiim, sest et meil oli assistentide tiim, eks ju, seal taga. Et põhimõtteliselt kasumist ei oleks väga midagi järgi jäänud, kui meil oleks olnud tõesti ainult 15 eurone asi seal. Nüüd, mis aga juhtus tänu nendele lisapakkumistele, oli see, et meie kasum, kui nüüd võtta nii-öelda see tulu, mis sealt tekkis, oli 1189 tuli lõpuks see arvutus, millest siis arvutada maha see 240, mis läks otsesed kulud. Meile jäi üle 900 euro kasumit versus 360, ehk siis see vahe oli 2,6 kordne. Me ei räägi protsentidest, me räägime kordsetest vahestest sellest, kui sul on lisapakkumised versus kui sul ei ole. Ja see just see viimane kogemus näitas üliselgelt ära selle, kui tähtis on panna mingisugune lisapakkumine juurde, sest et see võib tõesti mitmekordistada seda tulu ja ka seda kasumit, mida sa lood iga kampaaniaga. Ja ma loomulikult selgitan sulle ka, millised need lisapakkumised olla võiksid, et need päriselt toimiksid. Aga ma loodan, et see lugu juba tekitas sinus seda arusaama, miks tasub panna energiat sisse ka sellesse, et luua need lisapakkumised sinna juurde. Isegi siis, kui alguses tundub, et sul ei ole midagi pakkuda. Alati on, alati on. Ja kasutades seda ühte asja, sa võid näha täiesti teistsuguseid numbreid, mida sa varem näinud oled. Nüüd loomulikult üks küsimus, mis tuleb ka ja mida ma olen saanud päris korduvalt on see, aga mis siis, kui ma panen kohe alguses nagu kõrgema hinnaga selle esmatoote, ma ei pane lisapakkumist, aga mul on alguses kõrgema hinnaga toode. Kas see ei aitaks mul sama teha? Selle asemel, et mul oleks see olnud 15 eurot, äkki ma panengi nagu kohe, et neil ei olegi võimalik muud moodi liituda kui see 37 eurot, mis on siis nagu suurem komplekt asju. Ja kahjuks pean tunnistama, et päris nii see ei toimi. Sest et mis on siin tegevuses, siin tagataustal, et see läheks toimima, see on väga palju seotud meie müügipsühholoogiaga või ostupsühholoogiaga. Sest et kui inimesed on suutnud teha otsuse ära, kogu see asi baseerub sellele, et inimene on ära teinud otsuse. Nüüd, kui esmast otsust on raskem teha, siis me kaotame päris palju inimesi, kes tegelikult, eks ju, isegi nende seast, kes ostsid lõpuks kohe alguses selle vipi, ma olen väga kindel, et kui meil oleks kohe algusest peale olnud nähtaval see hind, et kõigile on see 37 eurot, siis me ei oleks näinud sama palju inimesi ja ka nende seast, kes registreerusid. Eks ju, me kaotaksime need inimesed, kes võib-olla liitusidki ainult selle 15 euroga, aga me kaotaksime ka osa nendest inimestest, kes lõpuks liitusid vipiga. Sest et mis tekitab selle otsuse juures, selle lihtsuse, see järgmine otsus teha on see, et need erinevad tasemed, see ükshaaval nende asjade juurde panemine, see loob teistsuguse vaatevinkli. See loob võrdluspunktid, kus sa saad võrrelda ühte väärtust teisega. Ja tihtipeale, kui me teeme ostuotsuseid, mitte tihtipeale, vaid alati, kui me teeme ostuotsuseid, me võrdleme seda millegiga. Sellisel juhul mina ise andsin võrdluspunkti. Versus see, et kui tavaline inimene tuleb mingisuguse kursusega liituma või ükskõik millist toodet või teenust osta, siis kui sul endal ei ole pandud see võrdluspunkt sinna juurde, siis inimene loob selle võrdluspunkti ise. Ja see võrdluspunkt võib olla väga tasakaalust väljas sellega, nagu mis see väärtus on, sest et see väärtus ei pruugi üldse olla võrreldav sellega, mida sina tegelikkuses pakud. Ma usun, et sa oled näinud seda päris tihti näiteks poodides. Ma tean, et poodides päriselt füüsiliste toodetega kasutatakse sellist väga sarnasel põhimõttel toimivat strateegiat, et sul on 3 toodet. Sul on 3 toodet, üks on madalam hinnaklass, siis on sul selline vahepealne ja siis on sul kõrgem. Nüüd, mida tehakse on see, et seda vahepealset toote hinda
kasutatakse selleks, et mõjutada inimeste perspektiivi ja aru saama sellest, mis on nende ülejäänud kahe väärtus ja vastavalt sellest, kuhu sa paigutad selle keskmise hinna, kas sa paigutad selle lähemale odavamale hinnale või sa paigutad selle lähemale kõrgemale hinnale, siis tegelikult see mõjutab ka seda, kumba nendest kahest, kas odavamat või kõrgemat, sa tahad rohkem müüa. Ja see on lihtsalt selline psühholoogiline element, mille vastu me ei saa, see on lihtsalt see, kuidas asjad toimivad. Me loome oma arusaamu ja väärtuse taju sellest, et me võrdleme seda millegagi, mida me enda peast nagu välja toome, mis on kõige lähedam sellele, mida me teame. Ja väga tihti, eriti kui sinu sihtrühm ei ole näiteks kõige teadlikum ja ta ei ole varem sinu valdkonnas kokku puutunud teiste hindadega või kasutanud või päriselt ostnud hindasid sealt, siis mida ta teeb? Ta loob võrdluskoha millegagi, mis tema jaoks on kõige lähem sellele, mis ei pruugi, eks ju, absoluutselt peegeldada seda väärtust, mida sina seal välja pakud. Et võrdluspunkt on väga tähtis tegur selle juures, miks see toimib. Nii. Mul on sulle nüüd küsimus. Kui sa vaatad laivis, siis kommenteeri laivis. Kui sa vaatad salvestusena, siis kindlasti kommenteeri seda salvestusena. Mis on erinevad lisapakkumised, mida sina ise oled näinud? Ehk siis mäleta neid olukordi, kus sa oled liitunud mingisuguse väljakutsega või sa oled liitunud ükskõik isegi mingi kursusega. Ma hiljuti liitusin Facebooki kaudu ühe kursusega, mis oli selle kohta, kuidas teha sotsiaalmeedia videosid. See oli inglisekeelne kursus ja selle esmapakkumine oli selline 59 eurot. Ja ma läksingi selle eesmärgiga, et ma ostan selle kursuse ära. Ja ma ei ole kunagi näinud seda, mis juhtus pärast seda. Mingis osas olen, aga mitte nii intensiivselt. Ja pärast selle esimese ostu tegemist järgmisel lehel oli järgmine pakkumine. Ehk siis seal oli lisapakkumine, et lisa see ka juurde. Seal oli, ma ei mäleta, mis need teised olid, aga ma tean, mille ma lisasin juurde. Seal oli 4 järjestikust lisapakkumist üks korraga. Nagu, et tuli leht, siin on pakkumine. Seal oli äkki esimene pakkumine oli see, et liitu meie kogukonnaga, mis oli liikmelis tasupõhine. Ja sellega ma mõtlesin, et okei, mul seda ei ole vaja, ma pigem lihtsalt lähen sealt kursuselt läbi ja vaatan, kuidas ma seda kasutan. Sellele ma panin, ei aitäh. Siis tuli järgmine leht. Aga kuidas oleks sellega, et kas sa tahad meie seda Viral Hook masterclassi, et sa tahad teada, kuidas teha neid viraalseid konkse videodele. See on päris hea, see on päris okei, see tundus okei hinnaga ja selline väike, äkki oli mingi 7-eurone asi või oli see 30-eurone asi, mida juurde ma mõtlesin, et okei, paneme juurde selle, et see on kasulik ja kindlasti üks tähtsamatest elementidest selle video tegemise juures, paneme selle juurde. Ja siis tuli 3, siis tuli 4 ja nendest 4-5 lisapakkumisest ma 2 tükki lisasin juurde, mis oli rohkem, kui ma alguses plaanisin kulutada. Aga see on üks näide jällegi sellest, et see ma ei ole näinud nii intensiivset versiooni varem. Küll aga ma olin ise üllatunud, et tegelikult toimib, sest et ma nägin enda pealt. Ma ostsin 2 asja, mis siis, et ma ütlesin 2 asjale seal või 3 asjale ei, aga ma ikkagi ütlesin 2 lisapakkumisele ka jah. Ja need on sellised nagu olukorrad, kus ma ise katsetan, kui ma ise olen selle läbi teinud, ehk siis see töötab minu puhul, siis üldiselt on see asi, mida ma olen suht kindla, et see töötab ka teiste puhul. Niisiis, mis on veel olnud erinevad lisapakkumised, mida sa oled näinud? Et mina mainisin siin, eks ju, VIP-i, ma mainisin töövihikut, siis nüüd, mis ma veel välja tõin, oli see, et seal oli eraldi masterclass, eks ju, see on siis mingisugune tunniajane, eks ju, videokoolitus ühe konkreetse teema kohta. Mis seal veel oli? Seal oli, eks ju, liikmelisus isegi, oli kohe võimalus juurde osta liikmelisus ligipääs kogukonnale. Mis on veel? Mida sa oled näinud? Ja see ei pea üldse olema muideks koolitustega seotud. Toodete puhul tehakse ka seda väga hästi. Kui sa lähed e-poodi, kuskile e-poodi ostma mingisugust toodet, siis mida seal tehakse? Täpselt samamoodi sulle pakutakse soovitusi, mida teised on ka ostnud või
vastavalt tootele on mingisugused kindlad soovitused, et tõenäoliselt läheb sul seda ka vaja. Ja kui veel rääkida näiteks poodides, käisin kunagi arvutit ostmas, siis arvuti ostuga oli see, et kui ma ostsin arvuti ära, siis ma tegelikult tahtsin, et mulle peale müüakse, sest et vahepeal on see, et ma lähen ostma midagi, millest ma ei tea mitte midagi ja ma tahaksin, et see inimene, kes müüb mulle seda, teaks paremini ja oskaks mulle ka soovitada. See on jällegi minu enda kogemuse sellest, kuidas tegelikult peale müük oli see, mida ma tahtsin, sest ma tahtsin abi. Ja näiteks peale müügiga seal kohas, ma tean, et mul oli õpilane, oli mul siis teenindaja. Ja ma küsisin ta käest, et kas ma peaksin veel midagi ostma, mida mul praegu ei ole. Mul oli vana arvuti oli see, kas on veel midagi, nagu, mis mul puudu on. Ja sellel hetkel oli see koht, kus see õpilane ütles mulle, et ma ei tea. Mis tegelikult ei olnud see teenindus, mida ma sealt tahtsin, aga minu selle põhimõte, mis ma tahtsingi välja tuua, on see, et igas asjas on tegelikult ka neid, kus inimesed tahavadki, et sa rohkem aitaksid neid. Et ka see lisapakkumiste tegemine, jällegi, miks kardetakse seda teha, aga nagu, mis ma määrin talle pähe seda? Nagu iga müügi kõhul, me kardame, et me määrime midagi pähe. Sa ei määri midagi pähe, sest et see ei ole kohustuslik asi juurde võtta ja seal alati on hea, eks ju, kui selle juures on see, et nad saavad kas lihtsalt kiiresti üle kerida, et see on hästi lühikene see, või siis on sul üsna seal kohe alguses on võimalik inimesel valida, kas jah, ma tahan seda või ei aitäh. Ja ta vajutab sinna ei aitäh sellele. Ja inimesel on alati võimalus minna sealt ära. Aga nendele, kes päriselt tahavad seda abi, seda lisanüanssi, seda lisavõimalust, see veel paremini ära teha, nende jaoks on see olemas. Nii et ära alahinda seda, ära karda, et see on liiga palju, nagu ma nägin, nagu ma rääkisin seda lugu, isegi 4-5 lisapakkumist tol hetkel nagu tundus tõesti nagu natukene šokeeriv, aga samas toimis. Kas on inimesi, kellel tekib natukene pahameel, kui sa pakud neile midagi juurde ja ma olen seda tagasisidet ka saanud, et ongi see, et meil on tasuta registreerumine ja siis meil on, eks ju, see lisapakkumine, kus me paneme VIP-i juurde. Ja vahepeal on tulnud tagasisidet, et see võib tekitada nagu seda tunnet, et ma ei tea, kas see tasuta asi oli seda väärt. Et mis on huvitav? Huvitav on see, et seda tagasisidet tuleb oluliselt vähem kui üldse, siis kui esmapakkumine on ka tasuline. Kui aga esmapakkumine on tasuta ja sa paned sinna tasulise lisapakkumise juurde, siis on suurem tõenäosus, et sa saad seda tagasisidet, et mis sa tahad minust? Miks sa tahad, et ma raha maksaksin? Nii et jällegi, asi, mida arvesse võtta, selle kohta ma mäletan väga hästi, et minu mentor, kelle käest ma õppisin väljakutsete tegemist, just väljakutsete raames ta ütles seda, et kui sul on tasuta väljakutse, siis on hea, kui sul on VIP juures. Aga kui sul on tasuline väljakutse, siis on puhas lollus, kui seal VIP-i ehk siis seda lisapakkumist juures ei ole. Sest eriti sellisel juhul, kui inimene on teinud esmaostuotsuse sinu käest ja ta on juba teinud investeeringu rahaliselt, siis see on eriti suur märk sellest, et ta tegelikult päriselt tahab seda tulemust ja ta on rohkem avatud nendele järgmistele lisapakkumistele. Nii et kui sa müüd midagi esmapakkumist tasuliselt, siis see peaks olema kohustuslik luua sinna juurde vähemalt üks lisapakkumine, mida sa saad neile juurde pakkuda, et suuremat väärtust luua. Nii. Nüüd väga hea kommentaar siin Anni poolt, et tegelikult tahaks ostjani ikka saada seda lisaasja komplektina nagu boonust, mitte lisamüüki. Ja üks tähtis asi, mille ma toon välja seoses lisapakkumistega, on see, et nende lisapakkumiste eesmärk ei ole see, et ainukene viis, kuidas sa saad sellest esimesest asjast väärtust välja, on siis, kui sa ostad lisapakkumise juurde. Ei, lisapakkumised on samal ajal eraldiseisvad. Nad täiustavad seda, mida juba see esimene asi aitab luua.
nad annavad sellele veel järgmise taseme. Ja tõesti nagu need ka toimivad, kui sa paned boonustena asju juurde. Aga reaalsus on see, et sul on päris palju inimesi, kes pigem ei osta seda komplektina. Et nagu see näide, mis ma välja tõin, et ma oleks võinud või võiks ju panna kohe kallima hinna ja panna sinna rida boonuseid juurde. Aga boonustega on üks väga suur probleem, mis hakkab kiiresti enda nägu näitama. Ja see on see, et mida rohkem sa paned boonuseid juurde, seda vähem väärtuslikuna inimene tajub iga komplektis olevat asja. Nii et tegelikkuses boonustega sellised komplektid, nad toimivad, sa pead väga hästi teadma, iga boonus peab olema seal väga kindla tähendusega ja sest et inimene tajub ju seda väärtust, mis sa paned sellele hinnale, et see on nüüd väärtus kogu komplekti eest. Nad ei vaata seda, et okei, ma maksan selle eest ja ma saan boonused juurde. Ei, tema näeb, et ta maksab kogu selle väärtuse eest. Ja sealt võib väga haledalt alt minna, sellepärast, et mis juhtub siis, kui seal komplektis on üks või isegi kaks boonust, mis temale tegelikult otseselt huvi ei paku. Mida see muudab kohe inimese tajus? Ta tajub, et ta maksab rohkem, kui ta peaks. Sest et seal komplektis on paar asja, mis tema jaoks väärtust ei loo. Ja see on see oht, mis on komplektidega ja see on miks vahepeal nagu lisapakkumistega valikuliselt inimene saab juurde lisada, on palju parem sellepärast, et inimene näeb päriselt selle asja väärtust nii, nagu see peaks olema. Mitte osana komplektist, kus iga nagu asi põhimõtteliselt siis võtab väärtust vähemaks. Ja see on jällegi üks põhimõte, mida ma õppisin juba alguses oma mentorilt ja mida ma olen ise ka näinud, et sellised boonuste nimekirjad võivad tegelikult hakata sulle vastu mängima. Need on väga teadlikult vaja kokku panna. Ja isegi siis võib juhtuda nagu see koht, kus eriti, kui su sihtrühm ei ole väga konkreetselt sihitud. Kui sul kipub olema laiem sihtrühm, siis paratamatult tulevad sinna erinevad probleemide kohad või need kohad, nagu mis inimestel takistuseks saavad. Ja kui sa paned boonused ja komplekti kokku selle mõttega, et see aitab seda takistust lahendada ja seda takistust lahendada ja seda takistust, nüüd mida rohkem või mida suurem on sinu sihtrühm, seda suurem on erinevus nende takistuste vahel. See tähendab, et see pakkumise komplekt on palju väiksem tõenäosus, et see läheb kellelegi 100%, et keegi tajub 100% selle asja väärtust. Et see on asi, mida tasub meeles pidada. Ja ma vastan ka sellele, et see, miks ma ostsin selle juurde turundusvideo tegemine, Hook on sama teenus, selles põhiasjas oli hookid sees. Mina lihtsalt tundsin, et ma tahan sellele rohkem tähelepanu panna ja veel rohkem nagu lisa saada. Et see, näiteks ma toon välja nagu nüüd natuke selgitan seda, et millest need lisapakkumised tulevad. Need lisapakkumised, see ei tähenda, et see põhiteenus ei lahenda nagu baasmääral tegelikult seda probleemi. Nüüd näiteks, kui meil oli see kursus, ChatGPT kursus, siis tavaosalejana sa said kõik need käsklused, et kõik need ülesanded teha ilusti kaasa ja jõuda selle lõpptulemiseni. Ja sa said selle nagu sisu selle videoformaadis. Nüüd, mis oli vahe, siis näiteks VIPil oli see, et üks tähtis element, mis inimestele seal korda läks, oli see, et selle asemel, et kursusele saada ligipääsu ainult selline 8 nädalaks, siis VIPid said sellele ligipääsu 6 kuuks. Teine asi, mis oli siis VIPis juures, mille me siis nagu ka eraldi lisapakkumisena juurde panime, oli siis kursuse töövihik, mis võtab kogu selle sisu, mis meil oli videotes, paneb selle kirjalikku konteksti ja me oleme sinna juurde lisanud veel lisanäiteid, et aidata veel sügavamale minna. Ja seal olid ka mõned lisaabikäsklused, aga see, et tavaosalejal ei olnud neid abikäskluseid, ei tähenda, et tal jäi tulemus saamata.
lihtsalt VIPis me aitasime veel nagu erinevaid vaatenurkasid välja tuua erinevate käsklustega, mis aitavad neil võib-olla enda jaoks parema vaatenurga saada sellele ülesandele. Nüüd, mis oli veel, eks ju, meil VIPis eraldi sees, see oli juba natukene nagu selline boonus, aga meil oli üks lisaboonuskursus seal juures, meie eelmise ChatGPT kursuse siis salvestused ja töövihik, mis sinna juurde läks. Et need nüansid, need annavad inimesele mingisugused lihtsalt, kas ongi näiteks pikemaajaline ligipääs, mida see pakkumine näiteks, mida mina ostsin kursusse või videote loomise kohta, see üks lisapakkumine näiteks oligi see, et sa saad kogukonna toe juurde. Sest et olgem ausad, 15 euroga me ei saa pakkuda 100% lahendust, mis on näiteks nagu täistugi üks ühele, sul on võimalik küsimusi vastata. See on täiesti teine hinnaklass, kus me suudame päriselt panna sisse seda, sest et selle kulud, et sellist pakkumist luua, on hoopis teised. Seda ei saa pakkuda 15 euroga. Kursustel on erinevad nii-öelda siis tasemed, mida me mingisugusel hinnaklassil lihtsalt saame pakkuda. Jah, ma võiksin seda kursust pakkuda 500 euroga, kus on üks ühele tagasiside nende ülesannete jaoks ja ma isegi ütleks, et 500 eurot on natukene vähe, sest et tõenäoliselt see aeg, mis sinna sisse läheks meie assistentide pealt, et kõiki inimesi hallata, oleks natukene rohkem see kulu poolest. Siin on väga-väga palju asju, mida me saame tegelikult lisana juurde panna ilma, et see jätaks selle tavaosaleja seda tundma, et ma ei saa seda tulemust sellepärast, et mul ei olnud raha maksta. See ei ole see tunne, mis me tahame teha. Kas seda tehakse? Jah. Kas sina pead seda tegema? Ei. See, et seda tehakse sellisel viisil, ei tähenda, et seda ei saa kasutada eetilisel viisil. Ja see on üks asi, mida ma tunnen, et ma nagu tahan korrutada nagu söögi alla ja söögi peale, on see, et turundamisstrateegiad ise ei ole halb. Nad ei ole halvad. See, kuidas seda kasutatakse, kas sa kasutad seda manipuleerimiseks või sa kasutad seda selleks, et aidata inimesel teha need otsused, mida lihtsalt vahepeal on raske teha, sest et tal ei ole õiget võrdluspunkti. Sa aitad luua selle võrdluspunkti. Sa aitad aru saada tal sellest väärtusest samm-sammu haaval. Et ta päriselt ka seda väärtustaks. Minu jaoks võib-olla see loogika seal taga on ka see, et kui ma paneksin need kõik ühte komplekti ja müüksin seda ühe kindla hinnaga, mis sa arvad, kui paljudest nendest asjadest see inimene päriselt kasutaks? Mis seal komplektis on. Kahjuks ma pean tunnistama, et ma olen 99% kindel, et nendest vippidest, kes said boonuseks selle sihtrühma ja pakkumise kursuse oma vipp kogemusega, nendest isegi mitte 60% ei jõua selle kursuse vaatamiseni, sest et see oli boonus. Nad ei maksnud selle eest eraldi. Versus, kui ma oleks selle pannud täiesti eraldi lisapakkumisena, mille eest nad teadlikult maksid lisa. Kui suur on tõenäosus siis, et ta päriselt läheb ja avab selle? Inimeste mõttemaailm on erakordne. See on erakordne, kuidas väike pakendamise erinevus võib tähendada tohutu suurt erinevust sellest, kas inimene päriselt kasutab seda või mitte. Et mingil määral mina näen ka seda, et need lisapakkumised, pakkudes inimesele võimalust selle teadlikult ise juurde valida, suurendab tõenäosust, et nad jõuavad ka päriselt selle kasutamiseni, mis suurendab tõenäosust, et kui nad seda kasutavad, siis nad saavad sealt ka selle tulemuse paremini välja. Sest et see on natukene nagu kurb, sest et ma olen teinud neid komplektidena müüke ja just järelpakkumisena. Ma ütlen, et järelpakkumises on need komplektidena müügid pigem nagu rohkem kasutatav. Sest et siis on inimesel juba tekkinud palju parem väärtuse taju sellest, mida sa teed. Nad väärtustavad, mida sa teed, mida sa pakud, sest et sa oled neile suutnud enne väärtust luua, enne tulemust.
nuusutada või nagu isegi võib-olla tunda anda. Ja tänu sellele on suurem tõenäosus, et nad kasutavad ka seal komplektis olevaid asju. Versus inimene, kes on sinuga esmakontaktis. Ta ei tea sinust, ta ei tea, kas sa päriselt suudad seda teha, mida sa lubad. Või see on lihtsalt suur jutt. Et see on samm-sammult, kus me inimesele tegelikult loome rohkem teadlikkust ja rohkem nagu sellist päriselt võrreldavat perspektiivi, mis aitab neil panna selle väärtuse õigesse väärtuse kasti. Nii et kas lisapakkumised on ainuõige lahendus? Ei. Kas komplektidena müümine on ainuõige lahendus? Ei. Kõigel on lihtsalt oma koht ja nüanss, kus sa saad seda kasutada, kus mõnes kohas see toimib paremini, kus mõnes kohas toimib teine paremini. See ei ole see, et üks on ainuõige. Absoluutselt mitte. Kõigi turundusstrateegiatega on see, et kas see on ainuõigselt halb ja ebaeetiline turundamisstrateegia? Ei, sest et see oleneb, kuidas sa seda kasutad. Kas seda kasutataksegi puhtalt sellepärast, et manipuleerida või seda kasutatakse selleks, et aidata inimesel päriselt teha need otsused ja panna see nii-öelda õigesse väärtuse perspektiivi. Nii et see on üks tähtis asi, mis ma siia lõpetuseks panen, et lisapakkumised on midagi, mis võivad tõesti aidata, sest et see, ma toon korra veel ühe võrdluse, kui me räägime nüüd müügitunnelist, siis müügitunnel üldiselt sisaldab mitmeid pakkumisi. Ma juba mainisin siin esmapakkumist, me rääkisime lisapakkumistest ja me räägime siis veel on järelpakkumised, ehk siis kui mingisugune kindel toode, mis tuleb pärast esmapakkumist. Tähtis asi, mis ma ütlen esmapakkumise kohta, esmapakkumise ülesanne mitte mingil juhul ei ole tekitada sulle kasumit tegelikkuses. Esmapakkumise ülesanne on saada inimesed pardale ja heal juhul ära katta sinu otsesed kulutused selle kliendi saamiseks. Ja siinkohal ma tegelikult soovitan väga Alex Hormozi raamatut, mis just tuli hiljuti välja, on $100 miljoni rahamudelid. See raamat tegelikult, kus ma sain päris palju sõnastust täna sellele, mida ma rääkisin, need lisapakkumised, ta seletab ülihästi lahti, millised on need nagu rahamudelid ettevõtetes, mida sa saad kasutada. Ta räägibki täpselt ongi seesama esmapakkumised, ehk siis atraktiivsuspakkumised, seal on lisapakkumised, mis on upsellid ja downsellid ja siis on, mis on nagu need nagu järelpakkumised või suuremad pakkumised ka. Nüüd igal asjal on seal nagu oma plussid ja miinused. Nii et kui meil esmapakkumine ei ole selleks, et kasumit luua, kust kohast see kasum tuleb? Kui sul ei ole lisapakkumist, siis sinu kasum peab tulema järelpakkumisest. Ehk siis mida sa müüd talle pärast seda, kui sa oled andnud talle selle esimese kontakti endaga ja aidanud tal aru saada, kas see on tema jaoks või mitte. Ja vahepeal, eks ju, kõige lihtsam, eks ju, versioon, kuidas ma saan seda seletada, on, et kui sul on väljakutse, sul on tasuta väljakutse ja sa teed väljakutse lõpus pakkumise, see on järelpakkumine. Mida ma olen veel kasutanud, sõnana on põhipakkumine, et see on tegelikult see, mida ma tahan müüa, kuhu ma tahan osalejaid. Nüüd, probleem on selles, et paratamatult see konversioon esmaostjast, kus on aega mööda läinud, järelpakkumisse. Erinevad turundamisstrateegiad muidugi näitavad erinevaid konversioone, aga kui võtta nagu selline kõige klassikalisem konversioon, 1-2% osalejatest, kes on esmapakkumise ostnud, liikuvad edasi järelpakkumisse. See tähendab, et sul on vaja päris palju inimesi selleks, et saada nagu see tulemus kokku, mida sa päriselt tahad luua sealt eesotsast sisse. Mis aga juhtub siis, kui sul on seal järelpakkumised vahel? Kui inimene on teinud mitte ühe otsuse, vaid on teinud mitu otsust eelnevalt siis sellele järelpakkumisele. Ja see on päris huvitav, kuidas need protsendid muutusid, sest et nende seast, kes olid ostnud ainult esmapakkumise ja siis nende seast, kes ostavad järelpakkumise, 1-2%. Aga need, kes on ostnud ka järelpakkumise või mitte selle lisapakkumise seal vahepeal,
nende lisapakkumise ostjate vahel konversiooniprotsent, kes ostavad järgmise taseme 5–20. Ehk siis see lisapakkumine suurendab tõenäosust, et nad ostavad ka järelpakkumise. Sest et nad on juba olnud rohkem seal otsustusenergias, nad saavad sealt palju rohkem välja, sellepärast et kui nad on maksnud millegi eest, kui nad on veel isegi lisaks maksnud, siis nad on palju pühendunumad selle kasutamisele. Ja kui nad on seda kasutanud ja nad tunnevad sealt positiivset emotsiooni, on palju lihtsam ja loogilisem neil ka aru saada, kas see lõpupakkumine on nende jaoks või mitte. Kas sa oled oma lubadused suutnud täita? Kas sa oled andnud neile selle edu kogemuse? Nii et seal on päris suur muutus lisaks sellele, et sa saad eesotsas tegelikult oma tulu ja ka kasumit juba tegelikult looma hakata. See suurendab ka võimalust, et see järelpakkumine, mis hiljem tuleb, saab parema vastuvõtu. Ja veel raamatu pealkiri, seda kahjuks ei ole eesti keelde tõlgitud, ma kirjutan selle siia ka, aga see on $100 million money models on inglise keeles selle raamat ja see on tegelikult saadaval täiesti Spotify'st, kui sa otsid Alex Hormozi podcasti, tal on see audioraamatuna salvestatud, nii et sa ei pea isegi ostma, sa saad tasuta seda audioraamatut kuulata tema enda podcasti kanalis. Et kes tahab e-raamatut või paberraamatut, siis see on küll tasuline, aga tal on enda kanalis audioraamat tasuta olemas, nii et päris hea kuulamine oli sinna juurde, et tõesti väga kasulik raamat, mis võtab selle pakkumiste ja nende nii-öelda raha loomismudelite loomise hästi kokku. Nii. Ka väga hea, aitäh kaasa mõtlemast, kes kõik on siia kommenteerinud. Mul on üks tegelikult tänu, mille ma tahan edasi anda, sest et meil oli üks väga tähelepanelik podcasti kuulaja, Kadi Palm, kes andis meile tagasisidet natukene, mida meil vaja oli. Ja Kadi, me tahame sulle anda 50 € kinkekaardi, millega sa saad siis valida ükskõik milliste meie kursuste seast endale sobiva. Nii et see on nagu väike selline lisakingitus, sest et me väga väärtustame seda tagasisidet, me tahame kogu aeg seda asja paremaks teha ja igasugune see pühendumus, et meile kirjutada ja teada anda, kui sa märkad midagi, mis meil on võib-olla valesti läinud või on tekkinud mingi viga, siis see aitab meil kogu seda protsessi parandada ja rohkem tähele panna, kus meil on vaja parandusi teha. Aga meil on aega välja loosida meie äge coachingu sessioon, sest et see coachingu sessioon Kaire ise on juhtimiscoach. Ta tegeleb nii eraldi inimesena kui ka aitab meeskondades seda teha, nii et üli kasulik selline auhind, mille me siis täna loosi paneme. Ja siinkohal ma arvan, et ma teen seda niimoodi, et ma kerin meil kommentaare ja vaatame, kuhu mu sõrm juhtub. Nii, minu sõrm jäi sellise nime peale nagu Triin Pärn. Et palju õnne, Triin. Selleks, et oma auhind kätte saada, palun kirjuta meile info@inspiraatorid.ee ja Kadi samamoodi, et oma 50 € kinkekaart kätte saada, palun kirjuta info@inspiraatorid.ee, et me saaksime sulle anda infot, kuidas see auhind kätte saada. Ja aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid ja ma loodan, et see tänane jagamine andis sulle julgema perspektiivi lisapakkumiste kohta ja sellest, miks on tegelikult lausa rumalus seda mitte teha. Ja siinkohal, eks alati, kui sa tunned, et see tekitab sinus mingisugust negatiivset emotsiooni, siis ma arvan, et kõige esimene koht on aru saada, miks see tekitab seda. Sellepärast, et see asi ise ei ole halb, aga mis on sind mõjutanud nägema seda negatiivses vaatevinklis? Miks see mõjutab sind negatiivselt? Miks see tekitab sinust sellist vastureaktsiooni? Võib-olla tasub alustada sealt ja vaadata, kas see on midagi, mis tegelikult väärib nagu tähelepanu või see on midagi, millest sa saad üle liikuda ja kasutada seda enda ja oma klientide heaks, mitte halvaks.
et igal asjal on oma koht, kus seda saab väga eetiliselt, väga hästi kasutada, et aidata inimesi, mitte manipuleerida. Aitäh sulle tähelepanu eest ja juba kohtume taas järgmisel õppimisneljapäeval 2 nädala pärast. Seniks aga ilusat oktoobri jätku. Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.